Halleluuja. Tõuseme korra püsti, võib-olla võtame väikse alguspalve sisse. Kallis taevane Isa, täname sind sinu püha poja Jeesuse Natsaretlase nimel. Täname sind, et sa oled elav Jumal ja et sa oled kutsunud meid tulema, ühinema, olema selles armus, et saame olla sinu lapsed, issand. Me oleme selle vastu võtnud, issand, ja me tahame olla vähemalt mina korrigeeritav ja juhendatav ja igatepidi muudetav. Issand, et ma sõrgu ja kapju ja veel midagi ei kisuks kaasa sinu kuningriiki või ei püüaks neid põues säilitada või kaasas kanda või kaasas kuidagi tassida, vaid oleksin vaba kõigest sellest, mis on nagu muine, maine, muldne ja veel kuidagi maast siit, issand. Tänu sulle, et sa oled tõstnud meid taevariigi kodanikeks ja oma armus oled sa andnud meile oma lapsed tiitli ja staatuse ja saatuse. Ja sinu lastena, issand, ma tahan kuuletuda sulle, järgneda sulle, järgida sind ja mõista sind, issand. Kogeda seda, mida sa annad kogeda, issand, ja täita seda, mida sa annad täita. Ma püüan ja tahan olla sulle sõna kuulelik ja see on minu otsus. Ma püüan seda otsust järgida ja mitte sellega žonglöörida vahepeal valikuliselt, vaid seda kõigiti alati täita, issand, aita mind selles püüdluses, tee see võimalikuks minu elus. Sa teed kõiki asju võimalikuks, mis võivad olla võimatud ja inimesele kätte saamatud, aita meil seda ka saavutada, et me tõesti oleksime väärilised taevariigi kodanikud ja sinu lapsed, issand, ja et sinu nimi on meie suus ja meie südames, issand, ja et me võime sind teenida kõigest hingest, südamest ja meelest. Tänu sulle, Jeesus, sinu headuse ja helduse eest, issand, aga tänu sulle ka, et sa vahest võtad ja näitad meile üht koma teist asja, mida ei ole meil vaja kaasas kanda, aga mille omanikud enam olla, et me võime need maha panna, ära anda või eemale heita. Tänu sulle, issand, selle sõna eest, issand, sellise sõna eest nagu meeleparanduse võimalus, mis tähendab seda, et me heidame liigsed igasugused viltu kasvanud otsad või oksad ära ja palume, et jääks ainult need meile, mis on sinult ja sinu kaudu ja sinu läbi. Jeesuse nimel, tõmba meid enda poole, kasvata meid enda poole, anna meile armu ligineda sinule lähemale, tulla sulle lähemale, issand, ja oodata ja vaadata sind sinu uksepiitadel, täituda sinu ees ootuse, lootuse, sõna ja vaimuga, issand, Jeesuse võimsal nimel. Issand, me kiidame, ülistame, anname sulle au ja tänu, sest et sa oled hea, sinu heldus kestab igavesti. Palume, Jumal, palume, issand, et meil kuidagi ei katkeks pühavaimu osadus taevaga, issand. Las taevas olla lahti täna. Issand, ma palun, et taevas oleks lahti, kui täna räägitakse, lauldakse või jutustatakse, kas minu või teiste poolt, issand, või nii minu kui teiste poolt, issand. Et taevas oleks lahti, et taevas räägiks, issand, et meil oleks kuuljad kõrvu ja vastuvõtjad südant, et me oleks avatud ja sooviksime lahti öelda asjadest, mis võib-olla meile ei ole vajalikud kõigile või kuidagi. Issand Jeesus, tänu sulle selle eest, et sa oled hea, sinu heldus kestab igavesti. Tänu sulle sinu headuse eest, issand, ja tänu sulle sinu armu eest, Jeesuse võimsal nimel. Halleluuja. Täname sind, au sulle, Jeesus, tänu sulle. Tänu sulle, kuningas, kuningate kuningas, isandate isand, me anname sulle au, me anname sulle tänu. Sina oled suur, sina oled vägev, sina oled igavene Jumal. Issand, ja sa tõmbamas meid enda poole taevase võimsa kõike haarava tõmbega, eemaldamas meid täielikult sellest maisest, muldsest ja selle mõjukusest. Ehkki me elame selle keskel, oleme me sellest otse kui vabastatud usu läbi ja kui mitte, siis aina rohkem saame, issand, kui me vaatame sinu peale ja sinu poole ja sina teed ja muudad meid, Jeesus. Tänu sulle selle eest, et sa oled vägev, issand, igavene isa, taevane isa. Taevane Jumal, me anname sulle au ja tänu, Jeesus, sinu poja võimsal nimel. Ma piserdan Jeesuse vere kõigi peale täna siin, kes siin on, nende peale, kes siia veel tulevad ja jõuavad ja nende peale, kes täna ei jõua, aga meid vaatavad kuskil. Ma tänan talle vereväest terve Eesti maa peal.
tänan, et see Eestimaa, kui sa vaatad Eestimaad, sa näed talle verd, tänu selle talle vere eest, tänu talle vere eest, tänu talle vere eest, tänu, et talle veri on Eestimaa nõnda nimetatud ustel, kust sisse tullakse Eestimaale. tänu sulle, et sinu inglid on seal, mitte pimeduse, vaid sinu inglid. tänu sulle, et kurat ei saa meist midagi, sest kirjutatud on, issand, et ka, kuidas see oli seal, et ka lõpus, kui issakene ei tule meelde see kirja koht, see, jah, ei saa öelda hetkel. No see on see seal, et põrgu väravad ei võida meid ära. Ja see on see võimas kirja koht, et me ei tea täpselt, me võime ainult oletada, missugune situatsioon maa peal on. Me ei tea täpselt, aga me oletame, aga kirjutatud on, et ükskõik milline ta ei oleks, põrguväravad ei võida issanda kogudust ära. Ja siis teise Taanieli 2.47 on kirjutatud, et issanda kogudus jääb igavesti, ütle jääb, igavesti jääb. Ja lihtsalt arm on selles, kui sind ja mind arvatakse väärt olevat sinna jääjate hulka jäävat. See on suur superarm, tänu sulle Jeesus. Et kõik ei lähe kuidagi teisiti, kõigil ei lähe teisiti. Issand, et sa jätad mingi osa endale nii, nagu sa jätsid Johannese. Issand, ta lihtsalt nagu, ta nagu ei saanudki nagu surma. Ükskõik, mida nad talle tegid ja ta nagu ei olnud ka valus vist, kui isegi kui nad talle, ma ei tea, mida tegid kõike seal. Nii et nad olid ise ehmunud, issand, tänu sulle. Ja et meiega need asjad nii kaugele ei lähe, aga niimoodi on olnud ka ajaloos, nad kirjutavad ja meie usume, issand, mis on sõnasse kirjutatud, issand. Tänu sulle Jeesus selle eest. Issand, täname sind, et sa oled hea ja sinu hellus kestab igavesti. Tänu sulle, et sinu plaanid selle maa ja rahva suhtes on ka head. Täname, et kui kurat on seda just otse kui nagu neelamas, siis sina, issand, sirutad ja tõused ka ülesse. Tõused ülesse, ärkad, äratad oma väe, issand, ja ajad vaenlase minema, ajad vaenlase põgenema. Ja see, mida ta on arvanud, et ta on ära neelanud, see mõningatel juhtudel on tulnud välja oksendada või välja anda uuesti Jeesuse nimel. Halleluja. Täname sind selle maa ja rahva eest ja ei ole minu teada täpselt, kas siin tuleb siin kolmas sõda maailma või mitte. Ühed räägivad üht ja teised teist. Kirikud on arvamusel, et ei tule. Katrin Kuulmani video 1971, seal ütleb ta, et tuleb, et see on vältimatu, et see algab Iisraelist. Sina, issand, tead seda, mina ei ole asjade otsustaja. Issand, arvamusi on palju nii nagu inimesi. Ometi sina hoiad meid ja kaitsed meid, issand. Täname sind, issand, et sina tood need asjad kokku ja võtad iga rahva hulgast oma lõikuse. Võtad oma saagi iga maa ja rahva hulgast. Jeesuse võimsal nimel. Halleluja. Tänu sulle, issand, et sa oled hea, sinu elus kestab igavesti. Tänu sulle, Jeesus. Halleluja. Halleluja. Jah, võtame kätte ja ülistame Jumalat. Oho, täna meil on topelt meeskond või kuidas? Henrik, kas kell on võimalik seina pealt ära võtta korra? Keleerida kuidagi? Kui on, siis proovi sellega mingil moel kuidagi toimetada. Kui mitte, siis proovime vana kellaga edasi minna. Ja. Aitäh. Nii on palju ägedam. Muidu mul kogu aeg tundub, et koosolek saab kohe läbi. Vaatad kella 14.05 ja peab tegema ruttu väga kiiresti. Ja. Nii, aga siin on meil täna topelt ülistus, nagu ma aru saan.
ehk võimendatud ülistus. täna on siis võimendatud koosolek äkki ka või? Mis te arvate? Keegi arvas, et amen, jah. Kena.
Jeesus, nii kaunis sa. Ma tean, et su silmad on kui tulele, ma tean, et su pea on kui valge viin, ma tean, et su hääl on kui vette tohin. Jeesus, nii kaunis sa. Jeesus, nii kaunis sa. kus me kuulume üksteisele, me armastame.
sa oled ainsam, sa oled ainsam, sa oled ainsam, Jeesus, sa oled ainsam, sa oled ainsam, sa oled ainsam, vaja. Segadusest idoleis ei asendust tal leida saa, ei ole muud, mida igatseks ma. Laska maailm jääb Jeesus vaid. Tahan Jeesust, teda vaid. Ainult Jeesus. Laska maailm jääb Jeesus vaid. Kas piisab oleda, kas piisab oleda? Jeesus on kõik mu jaoks, kõik mida vajan ma. Kas piisab
pole ta, kas piisav pole ta. Jeesus mu kuningas, ainus, kes rahuldab, kas piisav pole ta, kas piisav pole ta. Jeesus on kõik mu jaoks, kõik, mida vajan ma, kas piisav pole ta, kas piisav pole ta. Jeesus mu kuningas, ainus, kes rahuldab. See veri mind puhastab, et pat mind määrid. Kristuse veri, tule räägi mu eest, mu kindlustus on su auhiilgus. Kristuse veri mind puhastab, et pat mind määrid. Kristuse veri, tule räägi mu eest, mu kindlustus on su auhiilgus.
vered vajame, meid katab see, meid puhtaks teeb Kristuse veri. Vered vajame, meid katab see, meid puhtaks teeb Kristuse veri.
kes püha on ja väärt, et teda kiidame, kes oli, on ja jääb ta nime auks, siin kiitust laulame. Au püha Tallele, kes püha on ja väärt, et teda kiidame, kes oli, on ja jääb ta nime auks, siin kiitust laulame. Au püha Tallele. Halleluuja. Kiitos sulle, taeva Isa. Me kiidame, ülistame ja täname sind sinu headuse, sinu helduse eest, kõigest, et sa oled hea, sinu heldus kestab igavesti. Isand, täname sind, et sina oled ka, issand, otse kui aednik, sa lõikad ära vahest igasugused oksaosad, mis meile ei kuulu ka kõlba ja mida meil tarvis ei ole, Jeesuse nimel. Ja puhastad ja pühitsed meid, issand, et me oleksime kasutamiseks valmis veel väärikama tarvitamise jaoks. Kes tahab olla valmis väärikama tarvitamise jaoks, näita Jumalale, anna talle kuidagi märku. Sellega sa annad mõista, et sulle sobib, kui ta sind puhastab ja pühitseb ja varandab ja juhatab, issand, täname sind, issand, et me võime sind otsida, et me tahame sind otsida, tahame sind käia, leida, issand, ja tahame sulle järgneda sinna, kus sa meie ees lähed. Tänu sulle, Jeesus, et sa ilmutad meile ennast, ilmuta meile ennast, Jumal, me vajame näha sind, ilmuta meid läbi oma ilmutatud sõna, oma tegevuste, toimingute, ilmuta meile ennast, Jeesus, kiitus ja ülistus ja tänu sulle, Jeesus, halleluuja. Tänu sulle, Jeesus, halleluuja, tänu sulle, issand. Aga aitäh muusikale ja aitäh kõigile ja istuge. Palun, kes on istumas. Ma loeks täna teile, meile ka mõtteid natuke nagu siit ja sealt. Ma loen Luuka 6. peatükist ja 17. salmist. Siin on öeldud, et kui Jeesus oli tulnud koos nendega mäelt alla, peatus ta lagedas paigas. Seal oli suur hulk jüngreid ja väga palju rahvast, kogu Juudamaalt, Jeruusalemmast ning Tüüruse ja Siidoni rannikualadelt. No nähtavasti oli inimesi igalt poolt juba kokku tulnud. Nähtavasti oli tema aja tipp või vähemalt tipu mineku lähedal aeg. Nad kõik olid tulnud teda kuulama
ja saama paranemist oma haigustest. Ja terveks said ka need, keda rüvedad vaimud piinasid. Huvitav, siit nagu jääb mulje, et on nagu kliiniline tervenemine ja et on ka nagu vaimulik tervenemine, siis kui kurjad vaimud on põhjustanud haigusi. Ja igaüks rahvast püüdis teda puudutada, sest temast läks vägi välja ja parandas kõik. Ja parandas kõik. Ta tõstis oma silmad jüngrite poole ja ütles neile: õndsad olete teie vaesed, sest teie päralt on Jumala riik. Õndsad olete teie, kes te nüüd nälgite, sest teie saate küllaga. Õndsad olete teie, kes te nüüd nutate, sest teie saate naerda. Õndsad olete teie, kui inimesed teid vihkavad ja kui nad teid endi keskelt välja lükkavad ja teid häbistavad ja teie nime põlu alla panevad inimese poja pärast. Olge rõõmsad sel päeval, hüpake, sest vaata, teie palk on suur taevas. Samal kombel tegid nad isadele ja prohvetitele. Ent häda teile rikkaile, sest teil on lohutus käes. Häda teile, kes olete täis söönud, sest te näete veel nälga. Häda teile, kes te nüüd naerate, te saate leinata ja nutta. Häda teile, kui kõik inimesed räägivad teist hästi, kui nõnda samuti tegid nende vanemad valeprohvetitele. Kuid mina ütlen teile, kes te kuulete, armastage vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad. Õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad. Kes sind lööb põse pihta, sellele paku teine, kes sult võtab 6, sellele ära keela ka särki, anna iga ühele, kes sult palub ja sellelt, kes võtab sinu oma, ära küsi tagasi. Ja nii nagu tahate, et inimesed teile teevad, tehke neile. Ja kui armastate neid, kes teid armastavad, mis lahkust te selle eest ootate? Isegi patused armastavad neid, kes neid armastavad. Kui te teate head neile, kes teile head teevad, mis tänu te sellest ootate? Isegi patused teevad seda sama. Ja kui laenate neile, kellelt te loodate tagasi saada, mis tänu te sellest ootate? Ka patused laenavad patustele, et nad samavõrra tagasi saaksid. Aga armastage oma vaenlasi ning tehke head, laenake ilma midagi tagasi lootmata. Ja teie palk on suur ja te olete kõige kõrgema lapsed, sest tema on helde tänamatute ja kurjade vastu. Vaat see on üks kõva asi, mis ei taha nagu võib-olla alati mahtuda sisse. Ma nägin ühte inimest kuidagi nagu teadsin teda. Ta ei olnud kuidagi nagu väga vaimulik ega hea inimene. Aga just tema sai Oleviste kirikust terveks, sai uue maksad tsirroosist, mis tegelikult oli surmamäng. Ja sai uue maksa. Ja kõik ütlesid, miks nii, ja keegi ei osanud öelda. Aga üks tuli ja luges seda kirja kohta, et äkki on see, et tema on ka hea kõigi vastu. Mina ei ole selle otsustaja, kas see inimene oli hea või mitte, Jumal teab seda, aga ma tean, et tema sai uue maksa, ta läks arsti juurde ja lasi kontrollida ja tal oli uus maks, öeldi, et teie maks pole kunagi haige olnud. Et te olete kas selle kombineerinud või laveerinud kuidagi, ja ta oli tulnud nagu ühest kinnipidamisasutusest, kus kasutati sellist kingamääret nagu teatud vedelike ja teatud segude ja leivaga, millega sai teatud kaifi endale nagu sisse osta soodsalt. Ja miskit tedaga oli andnud järgi, see oli maks. Ja kõik teadsid seda ja temaga lihtsalt läks nii, et tänu Jumalale. Nii et ärge mõistke kohut ja ka teie üle ei mõisteta kohut. Ärge mõistke hukka, aga teid ei mõisteta hukka. Andke andeks ja teile antakse andeks. Andke ja teile antakse. Hea tihedaks vajutatud, raputatud, kuhjaga antakse teie rüppe. Sest selle mõõduga, millega te mõõdate, mõõdetakse teile tagasi. Aga ta rääkis neile ka tähendamissõna, ega pime suuda pimedat juhtida teel. Eks nad mõlemad kuku auku.
ei ole jünger õpetajast üle, aga iga koolitatu on samasugune nagu ta õpetaja. Miks sa näed pindu venna silmis, palki iseenese silmis ei märka? Kuidas sa võid öelda vennale, las ma tõmban välja pinnu, mis su silmis on, ise ei näe palki oma silmas? Sa silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmas, siis saad tõmmata välja pindu, mis on venna silmas. Ei ole head puud, mis kannaks head vilja, ega halba puud, mis kannaks head vilja. Iga puu tuntakse ära tema viljast, sest ei korjata viigimarju kibuvitstelt ega koguta ohakailt viinamarja kobaraid. Nüüd nagu väga hea lause. Hea inimene toob välja head oma südame heast tagavarast ja paha inimene toob välja paha, sest ta suu räägib sellest, millest ta süda on tulvil. Olete mõelnud selle üle? Mina olen ennast mitu korda nagu ise tabanud pahasti mõtlemast ja mõelnud, et mis on lahti südamega, miks tuleb sealt selliseid nagu vinduvaid signaale, et vot seal Ivanovil on see ja Sidorovil on see ja veel kellelgi on mingi kolmas ja miks tulevad siuksed signaalid ja vahest see on nagu kiskunud mind sisemisse meelemuutusesse ja varandusse ja ma olen öelnud, et issand, et kui sa ka kõiki niimoodi ainult kahtlusega kuidagi kohtleksid, kes siis võiks jääda või kes võiks üldse olla. Ja sest, et sinul on issand veel võime meid läbi näha ja meie sisse näha ja meie seest näha, kui meie ainult oma kas siis arutluste või kaalutlustega toimime või tegutseme. Aga kui te mind nõnda hiiate, issand, ega tee, mis ma ütlen, ja siis igaüks, kes tuleb minu juurde, kuuleb mu sõna ning teeb nende järgi, ma näitan teile, kelle sarnane ta on. Ta on inimese sarnane, kes maja ehitades kaevas, süvendas, rajas selle aluse kaljule. Kui tuli suur vesi, paiskus vool vastu seda maja, aga see ei suutnud seda kõigutada, sest see oli ehitatud hästi. See oli ehitatud hästi. Ütle, issand, anna, et ma oleks ehitatud hästi. Pane mind igatsema, et ma oleks ehitatud hästi. Jaa. Aga kes kuuleb ega teeb, see on inimese sarnane, kes ehitas maja maa peale ilma aluseta. Tulvaveed tulid, paiskasid vastu seda, see varises kokku ja varisemine oli ränk. Ütle, issand, hoia minust see eemale. Et see ei saaks minu osaks. Anna mulle armu. Juhi mind sinna esimesse ossa. Jaa, tänu Jumalale. Me vajame tõesti Jumala armu, et olla selles esimeses osas, kus tulvaveed paiskuvad ja tahavad hävitada maja ja peame paluma Jumalalt armu, et me võiks seisma jääda, seista, et need vood ei tee midagi samuti nagu selline pilt on piiblist, teate, nagu kallas on kallas ja meri uhub vastu kallast ja see on niisugune nagu kindluse kallas ja see ei tee mitte midagi selle kaldale, see mere uhumine, see lihtsalt uhub niimoodi. Aita meid, et me oleks sellised, issand, juhi meid olema sellised ja võta meid ära kõik meid nõrgendavad asjaolud ja jõud. Mis on nõrgendavad asjaolud? Mis on nõrgendavad asjaolud? See on see, kui me oleme käinud või kuulanud kuskilt midagi, mis on valeõpetusega osa. Ja siis me saame nagu sellest mingisuguse mõjutuse endale. Halvemal juhul me võime saada omale isegi teemonliku sidumise. Kas võime saada või mitte? Ja kahjuks võime. Ja võime käia kirikus hea näoga ja olla ka teemonlikult seotud. Kas nii saab olla? Kahjuks saab olla. Ja paljud on olnud niimoodi, kõik on vist niimoodi olnud, kas rohkem või vähem. Ega siin ei ole häveneda. See on elu, kui me tõenäoliselt kõik oleme sellest rohkem või vähem läbi läinud või läbi minemas. See on lihtsalt elu üks osa. Loomulikult see ei ole mingi lemmikosa, kui ma olen seotud või keegi on seotud millegiga teemonlike sedemega, et ma vahepeal räägin nii ja siis hakkan rääkima mingi imeliku häälega, mehe häälega naise seest või veel kuidagi.
ja see ongi see märk, et midagi on juhtunud, midagi on viltu. Kas seda juhtub? Jaa, seda juhtub kahjuks. Kas see juhtub heas kodus? Juhtub ka heas ja paremas kodus. Nii et sellega peab nagu olema ettevaatlik, et me ennast kuskilt ei määriks ega ei haaraks endasse asju, mida meil ei ole vaja ega mis on liigsed, kuid mis meelsasti sirutuvad sinu ja minu järele. Kas sa tead, et nad sirutuvad sinu ja minu järele? Nad püüavad meid haarata, kui see võimalik on. Ja siis me tuleme, oleme pastori vastu ja kõige võidmise vastu ja me oleme vindunud ja vinguma näoga ja mõtleme, millal see jura juba lõpeb, saaks kuhugi ei tea kuhu, mis siis tuled siia üldse. Ja sa nagu tuled siia, sa ei tea ise ka, mis sa tahad, sellepärast, et sul on veel keegi, kes sinu sees räägib, kes toimetab oma asju ja see ei ole mitte Jumal. Sellepärast sellega peab olema ettevaatlik. Halleluja. Niisiis, hea inimene toob head välja oma südame heast tagavarast ja paha inimene toob paha välja, sest ta suu räägib sellest, millest süda on tulvil. See on nagu selline ohtlik moment ja ühtlasi on siin ka hea moment, kui sa leiad, et sa oled hea. Kui su südames ei ole kellegi vastu nagu sellist mingisugust agendat või ei tea midagi. Ja kas nii saab olla, et ei ole kellegi vastu midagi? No põhimõtteliselt saab olla, ehkki me oleme lihas ka ja meid mõjutavad palju faktoreid, me peaksime siiski olema võimelised armastama kõiki, ka neid, kes meid ei armasta ja aru ei saa. Kui paljud saavad sellest aru? See ongi nagu Kristuse armastus, eks ole. Ja see on nagu siuke tugev värk. Ma võtaks ja läheks nüüd kohe päris sinna, kus on see päris värk. Vaataks korra täna seda ka, natuke nagu meeleparanduslikku mõtteid on olnud või meelemuutuslikke. Teate, see meeleparandus, kui ta on, siis see on hea, kui ta on Jumalast. Tihtipeale, kui ta on Jumalast olnud, see meeleparandus, või ta tuleb, Jumal hakkab seda rääkima, siis nagu tal on midagi meile plaanis, midagi suuremat, paremat ja head. Aga mõnikord tuleb ka teha ise, tõmmata otsad kokku ja vaadata, kus ma olen ja kuidas ma olen. Ja ma märkasin, et kui meil viimati külaline käis, et meil oli ka mitmesuguseid selliseid asjaolusid, mis on nagu siin toimimas ja see kõik nagu, et lõi mul sees sellise nagu mõttekuse korra üle käia need mõtted, millega me kokku oleme liidetud ja kuidas. Jumal, see on nüüd teise Moosese see kuulus 19 ja 20 peatükk, kõik teavad, võib-olla paljud teavad seda peast, see on see 10 käsku. 10 käsku, mille Jeesus Luuka 6 võttis nagu 8 käsuks. Armasta ligimeest nagu iseennast ja iseennast. Või armasta Jumalat kõigest südamest, hingest ja meelest ja ligimeest nagu iseennast, eks ole, vabandust. Ja siin on need nagu pikemalt välja toodud ja välja kirjutatud. Isa, ma tänan, et inimestel ei ole igav seda kuulata, vaid see on neile nagu eluline ja oluline, isand, sest me vahest nagu, kui me ainult läheme selles, mis meil on ja kes me oleme, kui tugevad me oleme ja kui vägevalt me teeme, siin nagu läheb paigast ära natuke see fookus. Tegelikult me vajame mõlemat. Me vajame selle teadmist, kes me oleme Kristuses. Kes sa oled Kristuses? Võitja. Miks? Sest Jumal on niimoodi arvanud, ta on tirinud sinu endaga kaasa. Kuhu? Au suuruse paremale käele istuma. Sa istud Kristusega seal üleval. See on võimas. See on väga võimas. Aga selle istumiseks on vajalik ka alandlikkus ja asjadest nagu õige arusaamine, et sina ise ei ole veel kõige ilutegija, vaid et sul on isand, tema nimi on Jeesus. Halleluja. 10 käsku. Jumal kõneles kõik need sõnad
öeldes, mina olen issand, sinu Jumal. See, kes sind tõi Egiptuse maalt orjuse kojast välja. Väga võimas lause. Ma purustasin kõik need, kes püüdsid sind kinni hoida. Ma lõhkusin katki kõik utad ja rikked ja need jutad ja mis need kõik on, vabandust, mitte rutad, vaid ikke jutad tahtsin öelda, ega siin keegi juta nimeline ei ole. Ega te ei ole keegi juta, ei ole õnneks ja. Ja lõhkusin katki kõik, tegin su vabaks ja tõin su välja sealt Egiptuse maalt. Aga see on tingimuslik. Ja tingimuseks on see, et sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Sul ei tohi olla muid jumalaid. Sa ei tohi enesele ka teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees. No nüüd on küll keeruline ikoonidega. Mina ei tea, mis nendega teha. Nad olevat nii pühad ja kõike puha. Võib-olla ongi. Sa ei tohi neid kummardada. Sa ei tohi neid teenida. Sest mina, issand, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte 3., 4. põlveni neile, kes mind vihkavad. Aga 6. salm on eriti hea, nagu justku tühjendamas ülejäänud eelmise 5 salmi mõjukust ja mõju. Ja ta ütleb, aga kes heldust osutab 1000 neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad. Sellepärast on see heldus nii kallis, et see heldus ongi tohutu heldus. See on hästi. Kui paljud on maitsnud Jumala heldust, tõstke käsi palun. Päris paljud on maitsnud. Heldus ei ole rahaline alati. Ta võib olla rahaline, aga ta ei pruugi olla rahaline. Heldus, mõned ütlevad, et heldus on alati rahaline ja arm on nagu mitte rahaline. Et kuidas kirjutatud on, aga kes armu osutab 1000 neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad. Mõned ütlevad, et see on kreeka keeles täpsemalt niimoodi. Ja heldus on eraldi, veel nagu rahaline ehk materiaalne osa, ehk see osa, et sa ei ole siin maailmas lihtsalt paljas üks kerjamise pulga mees või siuke mees, kes käib ringi käed taskus ja vaatab, kus saaks midagi, kelle arvel elada või kuidagi vähe nihverdada. Kui paljud saavad aru, see ei ole sinu positsioon. Sinu positsioon on see, et sul on olla midagi, millega on olla. Kas te saite aru? Ei saanud aru. Paljud jäid vahtima mind tõesti sellise näoga. Aga sa said aru. Sa said ka aru, Loone või? Said, jah? No siis said kõik aru, jah? Ja mitte seda. Ei, ma seda ei öelnud päris nii, et kui sina said aru, ma ütlesin, et siis kui inimesed saavad aru, siis nad saavad aru. Et mõeldud oli, ma väga vabandan, ei olnud mingid vihjeid siin sees, vähemalt teadlikke mitte, et ma mõtlesin seda, et see ongi niimoodi, et kas me saame ise seda ka midagi teha sellele või? Mis me saame teha ise? Mitte keegi ei tea. 100 inimest kirikus, 10 aastat ja keegi ei tea, kuidas heldust saab. Siuke pastor ei aita küll kuskile ega siuke õpetaja. Mis asi? Jumala tahet teha. Jah. Kiita Jumalat. Tagant hakkab tulema kuskilt juba natuke nagu elu lõhna ka hinge. Ma mõtlesin, et see pastor tuleks vallandada
ja saata ei tea kuhu, kui inimesed ei oska isegi öelda, kuidas heldust saab. Heldust muide on lubatud ka küsida. Heldust on lubatud küsida. Ja see on luba, et sinu heldus tavaks mind. Ei ole keelatud seda küsida. Jumal, ma vajan sinu heldust, ma vajan sinu abi. Ma olen kuivaks läinud, ma vajan kuidagi aita millegiga aru saada, et sa jätkuvalt oled minu Jumal, et sa jätkuvalt armastad mind, et sa oled jätkuvalt mu lähedal, et ma jätkuvalt kogen sind, ma ei ole ära kustunud, ära visatud ega ära pandud, aita mind. Lase oma heldusel esile tulla. Ükskord Mart Metsala õpetas omal ajal, see on eluks ajaks meelde jäänud. Ütles, et kui näib, et nagu midagi ei ole ja vahest tuleb selliseid hetki, siis küsi, et keegi tuleks sulle külla ja tooks midagi. Kas või saia või tordi või sai ei ole ka väga kallis. Midagi tooks, et see oleks nagu märk, et Jumal kuuleb, jätkuvalt armastab, hoiab ja kuidagi osutab sulle oma armastust ja oma hoolivust. Ilus märk minu meelest. Teie juba istute helduses. Ja tänu Jumalale, kas me saame kõik sealt osa täna 10 vähemalt või on ahnus lubanud kõigel koju jääda? Rohkemgi saame. Ahah, siis on õnnistus tulnud selle asemel tagajärjeks sellele annetusele. Tänu Jumalale. Jah, aga kes heldust osutab 1000 neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad. No mida tegema peab, et see heldus siis oleks heldus? Siin on öeldud, mida tegema. Peab teda armastama. Aga kuidas sa armastad teda? Kuidas sa väljendad, et sa armastad teda? Sellega sa väljendad, et sa armastad teda, kui sa püüad tema käske täita, kõike, mis seal on. Mis on need käsud? Käsud on tihti väga seotud ligi inimesega, et sa suudad ligi inimesega käituda Jumala lapse tasandil. Mitte äritasandil või veel mingil tasandil või nagu mingi üleoleku tasandil, maafia tasandil. Võib-olla sa oled vingem maailma tegelane kui nagu see teine inimene, kellega sa räägid või võib-olla sa oled vingem finantstegelane kui see, kellega sa räägid, võib-olla sa oled vingem, ma ei tea, mis peretegelane või mis iganes tegelane kui see, kellega sa räägid. Aga sa tuled alla selle koha pealt ja teed ennast kaas inimesele lihtsalt kättesaadavaks ja sõbralikuks kompanioniks. Ma arvan, et seal on see, kus sa oled osutanud talle oma heldust. Halleluja. Ja vot siia on nüüd kirjutatud veel rida asju, ma loeks korrektsuse mõttes selle lõpuni, ehkki ma olin huvitatud nende esimeste osade jutustamisest ja nagu tõlgendamistest. Et kui see heldus meie peale tuleb, siis me peame olema väga hoolikad, me seda ei kaotaks. Seda võib kaotada ka. Ja see võib ära minna, aga see võib ka jääda meiega. Ja mõnedega see on jäänud. Teate, mis siis on? Tihti on nii, et kui ta kuskile tuleb, te tunnete Jumala ligiolu. Lihtsalt. Ta ei räägi väga palju, võib-olla üldse mitte, aga te tunnete, et midagi on väga huvitavat. Sa ei tohi issanda Jumala nime asjata suhu võtta, sest Jumal ei jäta sa nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab. No siin on nüüd mitmeid mõtteid. Mõned ütlevad, et originaalis on mõned asjad natuke teistmoodi, eriti need, kes Jahveena tõlgendavad Jumalat. Nemad räägivad, et siin ei tohi kuidagi teha niimoodi, et ma vanun nagu otse Jumala nimel ja siis petan inimeselt midagi välja. Näiteks raha või ma ei tea mida iganes. Ja pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema, 6 päeva teed tööd ja toimeta kõiki oma talitusi. Aga 7. päev on issanda sinu Jumala hingamispäev.
siis sa ei tohi taimetada ühtegi talitust, ei sa ise, ei su poeg ega tütar ega su sulane ja teenija ega su veoloom ega võõras, kes su väravais on. 6 päevaga tegi issand taeva, maa ja mere kõik, mis on, ja hingas 7. päeval. Seepärast issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Kuidas see tänapäeval on? No kui see nii oleks, siis sa ei saaks siin olla täna, jah? Kui sa tuled rohkem, kui ma ei mäleta, ka see 2000 jaardi või palju seal samme oli, palju päevast tohtis käia. No muidugi, kui seda kuidagi snitiga lühendada, ütelda, et autost oli ainult 100 jaardi ja teine 100 on, et tulla autost välja, et ma mahun nagu selle sisse. Niimoodi võib kuhu iganes sõita, kas või USAsse, eks ole, lennukiga. Et see on nagu teine asi. Aga mis sellega meie ajal on? Kas me peame niimoodi tegema, mõtlema, käima? Sellega tavaliselt enamikes kirikutes on nagu erimeelsus. Ühed ütlevad, et 10 käsku ei ole keegi tühistanud. Teised ütlevad, et Jeesus viis kõik armu alla. Aga nüüd tuleb vaieldamatult käsk, mis ei ole arvamuslik ega vaieldav. Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendadaks sellel maal, mille issand su Jumal sulle annab. Sa pead. Et see ei ole mitte valikuline, vaid see on nagu kohustuslik. Sa pead austama. Ütle koos minuga, austama. Austama ei ole haukuma, eks ole. Austama ei ole paika panema, ära saatma, ära kustutama. Austama on nagu austama. Et su elupäevi pikendadaks sellel maal, ütleb issand, mille issand Jumal sulle annab. Elu pikkus ei ole niisiis seotud alati isegi Jumala teenistusse, küll aga vanemate austusse. Kas see ei ole huvitav? Vanemate austus hakkab ka millest siis? Ärgem unustame meie taevast isa. Taevane isa, kui füüsiline isa, kas on lahkunud või teda ei ole meiega või teiega või kellegiga mingil põhjusel. Taevane isa on ometi seal ja tema on ka see, keda me austame ja millega on seotud meie elupäevade pikendus. Nüüd tulevad selgitavad asjad. Sa ei tohi abielu rikkuda, sa ei tohi varastada, sa ei tohi tunnistada oma ligimise vastu vale tunnistajana. Sa ei tohi imustada oma ligimise koda ega imustada ligimise naist, sulast, teenijat, härgaga eestit ega midagi, mis su ligimise päralt on. Halleluja. Ja mis ta tegi veel, kui ta oli need käsud andnud? Ma loen natuke, jätan vahele siit mõne salmi ainult. No ma loen ikka ära selle. Ja kogu rahvas kuulis, nägi müristamist, tuleleeke, sarve häält ja mäe suitsemist. Kui rahvas seda nägi, ta vabises ja jäi eemale seisma. No ütlesid Moosesele, räägi sina meiega, siis me kuulame, ainult ärgu Jumal meiega rääkigu, et me ei sureks. Aga Mooses vastas rahvale, ärge kartke, sest Jumal on tulnud teid katsuma, et teil oleks tema kartus silme ees, selleks, et ei teeks pattu. Ja rahvas pidis eemal, aga Mooses ligines pimedusele, kus oli Jumal. Jumala kartus on minu meelest äärmiselt vajalik element meie eludes. Teate, minul oleks küll väga raske, kui see kuidagi ära vajuks või kuidagi ära jääks. Pole nagu motivatsiooni, siis järsku ei ole motivatsiooni kuidagi hoida ennast näiteks eemal, no ma ei tea, kas televiisorist või hirmsast filmide vaatamisest või veel millegist ja tihti need filmid on 90% nagu toredad ja 10% ootamatult tuleb siis see teemonlik osa, kus keegi kedagi alatult tapab ja siis terve film on täis seal verd või veel midagi ja nii edasi, et meid nagu püütakse selliste asjadega ja proovitakse nagu omandada. Aga kui me sellega ei tegele, siis meid ei saa omandada sealt. Ja sellepärast
Jumala kartus on nagu üks võie või meie kaitse. Ja kui me sinna siseneme ja palume, et Jumala kartuse vaim, pühavaimu vägi meid taas puudutaks, hoiaks ja kuidagi võiaks, siis me järsku ei tunne mingit vajadust mingisuguste seikluste järele kuskilt millegi muuga või millegi teisega, ka millegi muu tõmbega, ka maailma tõmbega. Halleluuja, tänu sulle, Jeesus. Tänu sulle, issand, et me vajame sinu kartust, issand, ja et see sõna on kirja pandud. Ma tänan, et see sõna teeb oma tööd, et see sõna puudutab meid, et see sõna nagu pühitseb meid, et see sõna õnnistab meid Jeesuse võimsal nimel. Halleluuja. Nüüd ma tahaks teha nii, et ma loeks korra ühte laulu ja ma kutsuks mõned mõtted välja. Ma ei tea, kas on soovijaid selles osaleda, aga ma siiski küsiksin. Ma loeks laulu 50. Ma loen algust kiiremini ja lõpu aeglasemalt, sest lõpus on see point, kuhu ma tahaks jõuda. Vägev Jumal kõneleb, hüüab ilmamaale päikese tõusust selle loojakuni. Siionist kõige ilu täiusest hakkab Jumal kiirgama. Siionist hakkab Jumal kiirgama, kus kohas siis? Iisraelist, eks ole. Tänu Jumalale. Meie Jumal tuleb ega vaiki. Tuli põletab ta eel. Tema ümber möllab maru väga. Ta kutsub taeva ülalt ja maa, et mõista kohut oma rahvale. Koguge mulle kokku mu õiged, kes minuga on teinud lepingu ohvri juures. Koguge minuga kokku. Need, kes on teinud lepingu ohvri juures. Kes oli ohver? Jeesuse juures. Me oleme teinud ka lepingu Jeesuse juures. Ja tema läbi. Siis taevad kuulutavad tema õigust, sest Jumal on kohtumõistja. Kuule mu rahvas, ma räägin. Kuule Iisrael, ma tunnistan su vastu. Jumal, sinu Jumal olen mina. Ei ma sind noomi su ohvrite pärast, sest su põletusohvrid on mu ees alati. Ei võta ma su kojast härjavärsse sikke ega taradest, sest kõik metsloomad on minu omad. Ja kariloomad 1000 mägedel on minu. Ma tunnen kõiki mägede linde ja loomad minu väljadel on mu juures. Kui mul oleks nälg, ma ei ütleks seda sulle, sest maailm ja selle täius on minu päralt. Kas ma peaksin sööma härgade liha ja jooma sikkude verd? Too Jumalale ohvriks tänu ja tasu kõige kõrgemale oma tõotused. Hüüa mind appi ahastuse päeval, siis ma tõmban sind sellest välja ja sa annad mulle au. Ja sa annad mulle au. Aga õelale ütleb Jumal, mis on sul sellest, et sa jutustad mu seadustest ja võtad oma suhu minu lepingu? Sa ju vihkad õpetust ja heidad mu sõnad oma selja taha. Kui sa näed varast, oled sa meeldi temaga ja sul on osa abielu rikkujatega. Oma suu sa läkitad kurja rääkima, su keel sepitseb pettust. Sa istud ja kõneled venna vastu ja laimad oma ema poega. Seda sa tegid, aga ma olin vait, kas sa arvad, et ma olen niisugune nagu sina? Ma tahan sind noomida ja seda seada su silma ette. Pange siis tähele kõik, kes unustate Jumala, et ma ei murraks ilma, et keegi päästaks. No see on kõva statement. Minu arvates tähendab see seda, et kui selline asi tuleb esile, siis on koht meelt parandada. Selleks, et meid ei leitaks pärast murtud olevat. See on vaimumaailma seadus. Kui sa meelt ei paranda või ei muuda, siis võib kätte jõuda aeg, kus Jumal mõistab kohut. Ja ma tahaks täna teha niimoodi, et ma nagu ütleks ka mõned asjad ette,
ja siit loen või võtan ja kui sa tunned, et sa tahad, et sind on rünnatud selle ala peal, tõuseb püsti. Ma palun inimestel silmad kinni panna, mitte praegu, aga siis silmad kinni panna ja lihtsalt, kes tõuseb püsti, see annab märku Jumalale. Vaadake, me eeldame, et Jumal on meiega ja me oleme tema kojas ja ta tegeleb meiega ja ta selle sõna läbi tegutseb meiega. Ja ma nägin sellise nägemuse täna 5:30. Ma oleks tahtnud varem ära tulla, aga mulle tundus, et ma sain just Jumalalt juhtnööre ja selle tõttu ma ei julgenud ära tulla. Ja ma nägin neid, et me tõusime, mõned inimesed tõusid püsti ja tunnistasid Jumalale ja see asi lagunes ja lasi lahtida ja läks ära sealt pealt. Mis iganes see seal peal oli ja kuidas see seal oli. Ja see on vahest hea, kui me ise teeme omapoolse osa, Jumal teeb omapoolse osa. Ma ei tea, kas kellelgi on mingeid asju, probleeme nendega või mitte. Mina igatahes loen siit nad välja uuesti ja ma palun siis saalis silmad korraks kinni panna. Kui keegi tunneb, et tal on nagu mingid asjad tekkinud, mingi asi, mis teda häirib või segab või näiteks ei salli näiteks nagu autoriteete ja näiteks ka pastorit ja siukseid asju ja midagi on selle vastu või siis nagu see ei peaks nii olema, ilmselt see ei peaks nii olema. Pastor ei ole kindlasti täiuslik ja keegi meist ei ole, aga kui sa oled siin või kui sa tegeled sellega või sa vaatad meid kuskil, vahest on tulnud meile külge asju, mis on kuskilt haakunud. Kui sa oled käinud kuskil mujal ja maitsnud seda muud putru ka, siis võib juhtuda, et sealt on midagi kaasa tulnud. Ja kui see on midagi kaasa tulnud, siis alati ei ole hea, kui sa seda edasi kannad. Sellepärast on hea, kui sa selle ära annad. Juhul, kui sa oled siin praegu, siis kui sa koged midagi, et sul on selline nagu kahepalgeline keel või kahepalgeline olek. Anna see ära Jumalale praegu. Jumal tahab selle ära võtta sult. Kui siin on keegi, kes paneme ülejäänud silmad kinni, et kui keegi on, siis keegi tõuseb ise, annab selle Jumalale, ütleb, et mina tulen sellist rünnakut enda peale, et ma oleks kahepalgeline, ma tahan, et see lõpeks, et see läheks ära minu pealt. Kui see on selline kahestunud olek, et sa oled nii rüüba kui mjassa või veel midagi natuke. Tõuse püsti, ütle, et ma tahan olla ühemeelne, selge nagu issanda ees, nagu issanda sügav vesi, püha vesi, Jeesuse nimel. Ja kui sul on nagu võimekus maailmaga abielu rikkuda ilma probleemideta, ja kord nagu astuda sisse, kord nagu välja Jumalast. Aga sa tahaksid tõsisemalt sisse minna ja jääda sinna sisse tugevamalt. Tõuse ka püsti, ütle, et ma annan ära Jumalale selle maailma osa, kui mul on seda mingisugusel kujul või kombel. Ma tahan sellest lahti saada, lahti öelda Jeesuse nimel. Las see tõuseb, lahkub minu pealt. Praegu ma annan selle sulle, Jeesus. Sina oled öelnud, et sina toimetad kõik hästi. Sina toimetad kõik hästi. Ma lasen lahti maailma meelduse ja loobun käimast kõigis liivakastides korraga. Ma tahan süüa sinu rooga, issand, ja võtta osa sinu asjadest täiega, issand. Ja palun aita mind välja murda sellest nagu ringist, kus ma pean nagu mitmele jõule teenustust kui pakkuma või mitme jõuga olema. Ma tahan kuuluda sulle, ma olen sinu oma vaieldamatult, issand, ja las ma jään sinuga kokku kuni sinu päevani, kuni selle päevani, millal sa võtad mind ära, viid üles taevasse enda juurde, issand, halleluja. Las ma
ehkki ma olen kavalalt kuidagi mänginud või varieerunud, ma annan selle praegu ära sulle Jeesuse nimel. Ma lasen selle lahti Jeesuse nimel. Ja tänan issand, et ma saan olla sinu osaduses. Kui keegi tõusis, ma tänan, te võite istuda ja tagasi istuda. Kui sa oled kuidagi laimanud kedagi teist, et ise olla suurem või kuidagi nagu kedagi maha teinud, vaat see on nagu vahest ka jutlustajate komme ja selliste inimeste, kuidas nad nagu kuidagi, no ma ei tea, arvavad ise või arvame ise, et me oleme kuidagi rohkem tegijad kui teised. Ja tegelikult Jumal teab, kes me tegijad oleme või ei ole või kuidas ja me ise nagu võime kõiki asju arvata ja kõike tunnetada. Igal juhul see on niimoodi kirjutatud ka, et kui sa kõneled oma venna vastu ja laimad oma ema poega, ehk sa oled venna vastu, sul on midagi vendade vastu või kellegi vastu, sa ei saa aru, mis asi see on ja sa ei taha, et see on ja see võib olla lihtsalt ka kurat, mis see mingi teemonlik sidumine või mingi teemonlik asi, sa võid selle lihtsalt tõusta püsti, anda Jumalale, tõusta korraks püsti, anda talle märku, ülejäänud on silmad kinni, palun, ja anda Jumalale öelda, ma ütlen lahti igasugusest venna vastasest sõdimisest või venna kuidagi alistamisest või venna kuidagi alandamisest või maha tegemisest ja ma ütlen lahti, ma tahan isand olla puhas ja püha sinu ees. Sina oled õiglane kohtumõistja, sina oled tark vaataja, arusaaja. Isand, sina teed teoks oma sõnad ja tahtid ja teod Jeesuse nimel. Halleluja. Ma ütlen lahti teiste kritiseerimise või nagu teiste kuidagi vaenamise ja mina ka siin ütlen, et ka mina tahan sellega ühineda, ka öelda, et pole ka minu asi, kuidas keegi teine teenib või teeb või ei tee. Issand, igaüks teenib oma Jumalale ja sinule. Issand, sellepärast ka ma palun ka andeks igasugused sellised mõtted või patud, kedagi nagu analüüsida või kellegi raskust mõõta kogu aeg või keeta või arvata, kui palju ta väärt on või ei ole väärt või igasugused siuksed spekulatsioonid, issand. Me tühistame, viskame nad minema, heidame ära. Halleluja. Ja paneme nad kõrvale. Isand, täname sind, et on selline võimalus ka, et sa vahest kutsud meid ära andma asju, mis ei ole meie osa, millega me ei pea tegelema ja mis meile kuidagi pookena on kuskilt külge tulnud. Nagu teemonlikud asjad, nad tulevad pookena külge kuskil, kui me käime kuskil, no ma ei tea, ei sobi öelda hooramas, aga kuskil käime väljas, kus on nagu selline kahtlased asjad, mis kahtlased värgid toimuvad, issand, siis seal on alati võimalus ja oht, et midagi võib tulla külge või kaasa. Sellepärast, issand, me palume Jeesuse verd ja vereväge, verekaitset kõigi endi peale. Mida me muud oskame teha sinu ees, kui parandada meelt, tulla sinu ette, piserdada Jeesuse verd, sest täna on armulaud. Me peaksime täna natukene vaatama enda sisse, enne kui me läheme sellisele pühale nagu sündmusele, mille nimi on armulaud, mis tähendab, me võtame vastu uut armu. Aga kui me oleme seotud või millegiga koos, siis me teeme kurja endale, oma kehale, oma ihule, oma tervisele. Me peame sellest aru saama, et see kaitseb meid. See annab meile jõu minna sinna täielikult nagu julgena armulauale ja vastu võtta julgena issanda leiba. Kui paljud saavad aru sellest? Jumal on hästi seadnud need asjad. Hästi seadnud. Halleluja. Need on tõsised asjad. Tänu sulle, issand, sinu headuse ja sinu helduse eest. Üldse selle eest, et sa nii kaua istume, jah. Selle eest, et sa üldse räägid meiega ja arutad, annad meile selliseid asju nagu hageda, nagu konte suhu närida, issand. Ka meeleparandust me võiksime selles elada ja olla ja sellega tegeleda. Ma toon näiteks Jeesus Images, kus siin meil on mõned inimesed käinud ja praegu siin on ka vist Kristeli tütar on seal ja Peetri tütar ja tema tütremees ja kus teised on seal ka nagu, on kogu aeg nagu meeleparandus või nagu seal on nagu väga, väga aktiivne see meeleparandusvorm. Ei ole minu otsustada, kas nii aktiivne on hea või halb,
aga samas Rodney Howard Browni kirikus on nagu alati, kõik on nagu väga õiged ja väga-väga õiged ja ei ole minu otsustada, kui õiged seal on või ei ole, mina seda ei tea, mina ei ütle ei head ega halba. Et ma näen lihtsalt, et kaks kirikut lähedal ja mõlemad nagu Jumalaga suht erinevad ja mõlemad on need, millest ma nagu vahest kuulan, loen ja kaasa räägin ja mida ma naudin. Näiteks Jesus Image'it ma naudin ka Kuljanose jutlusi, naudin ka Rodney Howardi jutlusi, kes nüüd on Soomeski 10 päeva pärast vist ja kõik lähevad vist sinna või. Inge, te lähete ka või kõik või ei lähe praegu ja seal on kohe Vanta suures hallis, saate vanteerida seal suures hallis võimsalt ja paljud lähevad Eestimaalt tänu Jumalale, kes lähevad, kellel juba piletid on ja laevad on kõik broneeritud võib-olla, et enam kohti väga ei olegi. Igatahes Jumal räägib ühel ja teisel moel ja ma palun ka Jumalat, et me võiks ka seal kuskil keskel olla, ei oska kummaski äärmuses olla, kogu aeg nagu ei oska ka meelt pärandada ja teisi tahta panna, aga kogu aeg ei oska ka samuti tipus olla. Tänan Jumalat, et on võimalik ka kuidagi olla seal, kus sa meile andnud olla. Jeesuse võimsal nimel. Halleluja. Täname Issand selle osa eest. Ja teate, ma tahaks nüüd ühte paremat osa veel korra lugeda, siis ma paluks Peetril ja Kristelil seda armulaua värki meil korraldada. Kas see on okei või? Peeter, sul on ettevalmistus selleks mingisugune olemas nagu. Ja Kristel ka võib-olla on teil olemas. Ja ma loen veel laul 37. Nüüd nagu läheb natuke paremaks. Aga teate, vahest peab seda ka tegema. Teate, mis see meelevarandus teeb? See võtab liigse uhkus ära. Ma olen ise ilutegija. Ilma minuta ei juhtu mitte midagi. Teil ei tulnud välja, sest mind ei olnud seal. Te ei küsinud minult, sellepärast ei osanud. Ja ma võin lõpmatult niimoodi lõksida, kuidas keegi kõik arvab, et kõik peab tema nagu noor kuu, läbi tema käib kõik käima, ilma temata ei käi mitte midagi. Et sellel nagu on see hea omadus meeleparandusel, et see lõikab sukse nagu vahu ära. Loodame, et alles jääb rahulikkus, arusaamine ja mõistlikkus. Kui paljud saavad aru, et see on nagu hea meile kõigile vahete vahel. Meie hingele ja ihule 2-3 inimest saab vähemalt aru. Ülejäänud on veel praegu on ootaval seisukohal. Ja tänu Jumalale nende 2-3 inimese eest, keda jutustas ja täna pastori jutus puudutas natuke sügavamalt kui pealiskaudselt. Aga nüüd laul 37, kuulus laul. Ära ärritu kurjadest. Ära kadesta neid, kes teevad üle kohut, sest need niidetakse peagi nagu hein ja nad närtsivad nagu haljas rohi. Kas siin räägitakse sinust? Ei, mis jaa? Kes ütles jaa? Ma ei kuulnud seda, eks ole ju. Loomulikult ei. Ütleme ei. Ei, siin räägitakse õelast ja meie ei oma mingit osa nendega. Amen. Kust tuli aamen rutalt? Väga hea. Ja ära jää vait. Ei saa mitte vaiki olla, eks ole ruta. 3. salm on ikka eriti hea. No minu lemmik salme selles maapealses Jumala raamatus. Looda Jumala peale ja tee head. Ela oma maal ja pea ustavust. Kas ma peaksin minema täna Ameerikasse elama? Ei, kui Jumal seda mulle ei ütle. Aga niisama, fanni pärast. Ja võt siin on nagu see Läti kõrvalkogudus meil, kes pastor on meil paar korda siin käinud külas, mitte Ledjev, aga see teine mees, ma ei taha nime öelda. Temal on niimoodi, et tal läks 2 korda läks nagu, ma ei tea, 70 inimest ära, kõik osa läksid Inglismaale. Ta ise rääkis, siin ka rääkis vist, jah, seda vist. Natuke rääkis või rääkinud, ma ei mäleta. Pastor Andrei ja lihtsalt läks ära ja ülistus läks ka ära. Kogu ülistus läks ära. Ja siis 12-aastased lapsed siis lõmsisid ülistust ja ülejäänud täiskasvanud vaatasid saalis pealt ja kehitasid õlgu ja mõned vaatasid, et see on küll jama, et lähme ka siit ära. Et lähme sinna, kus parem on. Ja niimoodi oli paar aastat. Ja teate, mis juhtus? Lastel on võime suureks kasvada. Nad kasvasid üles, nad olid 15-aastased
peaaegu professionaalsed ülistajad, sest nad kogu aeg võtsid väga tõsiselt ja nendest saidki ja praegu nad on vist seal nagu ülistajad ja praegu nüüd nad on vist jah, ma ei tea, kas 25-aastased või 40-sed juba. See oli aastaid tagasi, millal see niimoodi oli, mina olin ka siis tunduvalt noorem. Igal juhul nii juhtus suures koguduses ja vähe jäi nagu 1/3 läks ära ja läks välismaale ja nüüd tilgub sealt tagasi pankrotiga ja ilma igatepidi. Keegi nagu minu teada, mul ei ole sellest kahju ega rõõmu, ma olen neutraalne, mis mina sinna ikka teha saan, kas kellegi läks hästi või halvasti. See ei pane mind nagu kuidagi paremini tundma, aga ma lihtsalt ütlen, et nagu kellegi suurt midagi teadaolevalt seal ei toimunud, ei juhtunud, enamus tilgub tagasi, mõned tulid tagasi nii, et pandi lihtsalt lennuki peale ja öeldi Lätis, et võtke oma kraam vastu, et kaup tuli. Nagu kaup tuli tagasi, mantel jope ja mõnel pudel taskus, mõned mitte. Elus juhtus kõike ja elus on igati video, ei ole üldse naljakas, on kurb, aga nii juhtus ja ma tänan Jumalat, et Jumal on hoidnud oma armuga Eestimaal inimesi ja niimoodi nagu sellist hullustust ei ole tekkinud, et kõik nagu korraga kuskile peavad kuidagi minema ära. Olgu sul rõõm issandast, olgu sul rõõm, kas kellelgi on rõõm Jumalast siin majas või? Aga miks teil on rõõm? Ütelge kiiresti, paar tunnistust. See on meie tugevus, mis veel on? Jumal on hea, mis mõttes? Armastab meid, selles mõttes, jah? Valib meid, see on huvitav. Aga ta on valinud meid, jah. Ja, aga hea mõte on ka see, kui ta valib meid, uuesti ja uuesti ta valib meid kui oma lapsi mingile asjale, mingile soosingule. Nii on ka olemas, eks ole, sõbrad, jah. Olgu sul rõõm Jumalast, siis ta annab sulle, mida su süda kutsub. No mida su süda kutsub? Kas kellegi süda kutsub ärkamist käsile? Siin on mõned fanatid ja mõned ärkamise huvilised. Suure rahva hulga seest ikka alati on mõni ka, kes tahab ärkamist ja ülejäänud on nagu reservis ja seal, kui vaatavad, kuidas neil läheb ja siis teavad, kas võtta osa või olla kõrvalt või natukene kritiseerida. Öelda, aga ma ütlesin sulle, et kui sa niimoodi ei tee, et sul ei tule midagi seal välja. See on ka hea positsioon, eks ole ju. Ja alati. Siis ta annab sulle, mida su süda kutsub. Kujutad ette, siia on nii kirjutatud, et kui sul on hea meel Jumalast, annab sulle, mida su süda kutsub. Kas süda võib kutsuda midagi muud ka veel ärkamise? Jaa, võib küll. Isegi külmkappi võib kutsuda ja autot, millel võib olla pick-up kere, mitte ainult sedaan, vaid pick-up kere ka näiteks. Et sa saad ka pick-upiga sõita, kui sa tahad. Kui sul on liiga lühike sedaan, sa ei taha nii lühikesega sõita näiteks, eks ole. Et igast asju saab Jumal teha ja kutsuda. Ja muuseas vahest ta ise paneb sulle südamesse neid asju, kui paljud teavad, et ta ise paneb mõne asja südamesse. Mina ei oleks uskunud, et Jumal paneb ka mõni niisugused nagu lihtsalt puhtmateriaalseid asju vahest südamesse. Tõsi küll, ta hiljem ütles, et ta tahab neid kasutada, et ma kasutaks neid nagu kõigile niimoodi. Ta annab näiteks mingi ruumi, hoone või maja ja siis ütleb, et tee remont ja siis ütleb, et ma tahan, et sa seal teed midagi pärast. Kas nii saab olla? No ikka väga saab olla, näiteks siin me praegu olemegi. Et siis igatepidi saab olla. Ja kas saab veel võimsamalt olla? Saab, veel võimsamalt saab olla. No kui võimsalt saab olla? No saab ikka päris võimsalt olla. Mõnedel on ikka väga suured kirikud ja kogudused ja tuhanded inimesed seal sees. Ja no ka meil on nagu Otepääl inimesed tegid suure kiriku ja vähemalt võimsad hooned ja kõik muu. Ma ei tea, kuidas seal täna teenistus, kas seal käib või kuidas käib, mul ei ole aimu. Aga kui ma käisin seal, siis nad olid nagu hoovõtu positsioonil ja nagu edenesid vaimus. Inimesed ehitasid iga päris suure hoone, seal oli see Otepääl või Elvas või Otepääl vist, jah, võimsa hoone ja tänu Jumalale iga ühe eest ikka veel reservis. Ja meie ka oleme palvetanud omal ajal, mul oli kosmosekinu
kinohaigus, tahtsin kosmosekino endale, mul ei olnud ühtki kosmosekino, kujutate ette, nii saab ka olla, jah. Ja ma mõtlesin, et mõni võiks ikka olla ka. Ja siis, aga siis ma unustasin selle ära, kuna pakilised asjad vist elust tulid peale, nagu võlgade maksmine ja muud asjad. Ja siis jäi nagu usk ära. Ma olen ka linnahalli kunagi suurusaegadel küsinud Jumalalt, kuulutanud, et see linnahall saab meile ja see on praegu püsti, räägid, jah? Et küsida võib ka koos hallitusega, aga hallituse jätaks müüjale võib-olla. Ma ei tea, kas nii saab. Ei, nii ei saa. Selle peab ostma koos kõigega. Anna oma tee Jumala hooleks, looda ta peale, küll ta toimetab kõik hästi. Saad sa öelda, isand, ma annan oma tee sinu hooleks. Loodan sinu peale, küll sa toimetad kõik hästi. Sa tood esile mu õiguse nagu valguse ja mu õiglusele nagu lõunaselguse. Sa ei mõtle selle peale korraks, mõtle. Sa tood esile mu õiguse nagu valguse. Ütle, kui tahad uuesti. Sa tood esile mu õiguse nagu valguse. Ja mu õigluse tood esile nagu lõunaselguse. Ja las mu õiglus tõusta esile. Sa oled öelnud, et sa oled teinud mind õigeks. Oma vere läbi Golgata ristil. Seega ma peaks ka õiglane olema. Sest sinu õiglus ja õigus kohustab mind selleks. Ja ma tänan, et sinu õiglus, mis minul on saanud aluseks, et ma olen mõistlik ja mul on nagu lõunaselgus asjadest. Missugune on lõunaselgus? No see on ikka ääretult valge aeg. Lõuna on valge aeg. Lõuna ei ole hämar. Lõuna ei ole see, mis see teine oli, see Videvik ega Koit ega keegi. Ja isegi mitte Ants ega Peeter. Vabandust. Ma ütlen mitte keegi, et see ongi nagu lõunaselgus. Ole vait Jumala ees ja oota teda. Ära ärritu sellest, kelle tee õnnestub. Ega mehest, kes teeb kavalusi. Sorry. Hoidu meele pahast, hülga viha, ära ärritu, sellest tuleb vaid paha. Sest kurjad hävitatakse, aga kes Jumalat ootavad, need pärivad maa. Ütle, ma ootan Jumalat. Ma olen nende hulgas, kes pärib maa. Ma vabastan oma usu selle peale, et ma olen see, kes pärib maa. Ja natuke aega ja õelat ei ole enam. Ma vaatan tema aseta, teda pole kuskil. Ent alandlikud pärivad maa ja tunnevad rõõmu suurest rahust. Halleluja. Me ei lähe edasi. Aeg läks ära. Palun kohe Peetril ja Kristelil tulla ja pakkuda meile armulaua osadust kõigile, kes me siin oleme. Aga tõuseme korra veel püsti, kui te olete nõus ja ütleme, Isa, ma palun, et Jeesuse veri, mis on ülem kõigest mõistmisest, puhastab ja peseb mind praegu. Pane natuke kõvemaks, Henrik. Puhastab ja peseb mind praegu. Kõigest üle astumisest. Ma palun andeks, issand. Kõik patud, mis ma olen teinud sõna, mõtte või teoga. Kas tahtmatult või tahtlikult su käsuõpetuse vastu? Ja ma palun, et Jeesuse veri puhastab ja peseb mind täiesti praegu. Ma läheksin kõlblikuna armulauale. Et ma olen tõusnud püsti, kui oli vaja ja tunnistanud oma patud sulle. Ma ei ole salanud neid mitte. Selle tõttu ma lähen puhtana ja pühitsetuna võtma vastu issanda leiba, issanda lauast. Ma ei jätnud mitte tõusmata ega tunnistamata, vaid ma olen teinud kõik, mis ma olen oskanud. Issand, et ma võiksin olla puhas ja püha sinu eest, sinu püha armulaua jaoks.
ja sinu püha armulaua kohta. Jeesuse nimel. Ma tänan, Jumal, et sina vaatad meie peale. Tänan, et sinu poja veri, mis on ülem kõigest mõistmisest, on puhastanud ja pesnud meid. Isa taevas, sinu nimel me õnnistame seda lahket anti, mille inimesed on vabatahtlikult sinule andnud, ilma et ma oleks seda välja rääkinud või välja kuidagi püüdnud kaubelda või kätte saada neilt. See on nende südame otsus olnud ise anda sulle just nii palju, nagu igaüks on seda teinud ja heaks arvanud. Ma palun, et sa õnnistad seda, suurendad seda 30, 60, 100 korda Jeesuse võimsal nimel. Et see oleks nagu leib, mis on visatud vee peale, teeb ära omad tiirud ja tuleb tagasi ja toob kaasa rikkaliku saagi. Tänan sellise saagi võimalikkuse eest. Jeesuse Kristuse nimel sinna. Et see võib meid täita sinu väe läbi Jeesuse nimel. Halleluja. Aga tõuseme püsti ja võtame vastu õnnistussõnad. Tänaselt koosolekult ja toimingult. Ootame hetke, kui Kristel palvetab. Tänu sulle, Jeesus. Tänu sulle sinu sõna eest. Sinu sõna mõõga eest. Et sinu sõna mõõk on täna rääkinud ja tantsinud ja lõiganud ära üleliigse, eraldanud mitte vajalikku, jätnud alles vajalikku. Tänu sulle puhastamise ja pühitsemise eest. Jeesuse nimel, issand, et sina puhastad ja pühitsed meid, tervendad meid, rajad meid veel suurema toiminguruumi jaoks, veel suurema võimekuse jaoks. Jeesuse nimel, et meil on selleks valmidus olemas. Kui paljud tunnevad, et nad on valmis rohkem võtma või veel midagi tegema. Vähemalt 2-3 inimest juba tunneb. Halleluja. Veel mõned salajased inimesed ja tänu sulle, Jeesus, selle eest. Nii, tõstame käed ja võtame vastu õnnistussõnad. Issand, õnnistagu sind ja issand, hoidku sind. Ta lasku oma pale paista su peale ja ta olgu sulle armuline. Ta tõstku oma pale su üle ja andku sulle oma rahu. Jeesuse nimel. Ja kõik ütlevad aamen, aamen, aamen. Nii saagu. Halleluja. Tänu sulle, Jeesus.
tänu sulle ka võimaluse ja võimekuse eest. Meil nähtavasti on söök ka täna, jah. Ruta tegi, jah. Täname ka taevaisa selle söögi eest. Piserdame sinna ka Jeesuse vere kaitse Ruta peale, tema käte peale, kõige tegemise peale. Täname, et me võime seda vastu võtta rõõmuga, õnnistusega, uskus, et tuleb meile kasuks ja mitte kahjuks. Jeesuse võimsal nimel, halleluja. Ja palume, et sa annad ka nendele, kellel ei ole. Ja kui sa tahad, kasutad ka meid vahest, et meie kaudu kuidagi viia inimesteni, kesel on vaja. Ja kui meil juhtub olema üle või mitu, et me saaksime anda nendele, kes seda vajavad. Jeesuse nimel ja kõik ütlevad, kes tahavad. Amen. Amen. Ja, aitäh.